Tere, head alanud aastat! Täna algab saate koolitaja kolmapäev teine hooaeg, kuid teise hooaja avasaate me oleme ümber nimetanud koolimajade kolmapäevaks. Ja miks nii, saate varsti juba teada. See on selle saatesarja 7. osa. Mina olen saatejuht Kaidi ja tervitan teid meie Vanalinna Maja stuudios. Täna saates külas on ajaloolasest Tallinna Rahvaülikooli õpetaja. Tutvume meie 3 majaga, Velgulinnas, Südalinnas ja Vanalinnas. Kas mõnes nendest majadest liigub ka kummitusi? Vaata saadet ja saad teada. Ma nägin tumendat kogu klaveri taga. Vene tänav 6 maja, meie maja, Vanalinna 3 kõige kummitavama maja seas. Et siin on veidi tume minevik, on ju, ja kas on võimalik, et pole hullu? Saate eesmärk on koos avastada elukestva õppe võimalusi ja tutvustada põnevaid koolitajaid ning julgustada sind proovima sellel uuel aastal midagi uut. Korra kuus toome teieni vestluse Tallinna Rahvaülikooli koolitajaga, kes jagab siin meiega oma teadmisi ja kogemusi. Peagi teen ma temaga juba juttu ja saate teises osas läheme avastusretkele. Eestlastel on ikka uueks aastaks komme anda uue aasta lubadusi, aga on palju inimesi, kes võib-olla alati ei tea, mis on see uus asi, mille poole püüelda, kas õppida või mitte õppida, millal on see hea aeg õppida, alati on nagu justkui kiire või midagi ees. Selleks on mul ainult üks soovitus. Parim aeg õppida on nüüd. Tallinna Rahvaülikoolis on algamas üle 180 koolituse 12 eri valdkonnas. Nii et vaata järele ja vali endale sobiv kursus meie kodulehelt kultuur.ee. Tänase saate teema on kultuur ja täpsemalt ajalugu. Meie saates on külaline, kes on Tallinna Rahvaülikooli ajaloomatkade juht. Kui tema nimi toksida Google'isse sisse, siis leiab sealt juba väga palju videoid ja intervjuusid ja raamatu esitlusi ja kummalisel kombel ka kummituslugusid. Näiteks tema sulest on üks viimaseid raamatuid Eesti salapärased kummituslossid ja Tallinna Rahvaülikoolis on ta ajaloomatkasid läbi viinud juba 5 aastat. Tere tulemast saatesse, Jaak Juske. Tere! Enne kui me lähme sinu ajaloo teemadele, siis ma tahaksin minna korraks tagasi meie eelmise aasta saatesse, kus Tiit Kõrvits, meie kooli kitarriõpetaja, salvestas sulle küsimuse. Ma annan sulle sellise toreda filmimaailma klapptahvli ja kui sa selle kinni klõpsad, siis sa kuuledki oma küsimust. Kas sa oled valmis? Jaa. Palun! Kuna meil oli just siin kitarri tund ja sellega seoses kõik need teemad, siis küsin ka, et mis on teie kokkupuude mingi pilli õppimisega või kui ei ole olnud, siis milline pill oleks see, mida te sooviksite osata mängida? Väga tore küsimus. Mulle seda muusikaannet väga pole antud, aga põhikoolis, võib-olla 6. klassis ma käisin aasta klaverikoolis või klaveritundides. Need õpingud jäid küll pooleli, et ma hakkasin käima kergejõustikus. Aga ma sellest ajast oskan, ma arvan, ühe sõrmega mängida Eesti hümni. Väga tore, nii et sinus on ka väike tilkakene muusikat ikkagi. Aga tegelikult ma mõtlesin, et mu järgmine küsimus on selline, võib-olla mida ei ole sult võib-olla nii palju küsitud, aga võib-olla muusika on ka selline, mida pole väga nagu teemaks tulnud. Et sind on juba väga palju intervjueeritud mitmetes saadetes ja mitmetel teemadel ja raske on välja mõelda midagi, aga ma siiski proovin. Et sa oled selline hunt kriimsilma tüpaaž, et sa oled nagu mitmel rindel, sul on palju ameteid, tegutsed poliitikas, õpetad koolis, sa oled meie ajaloomatkade juht, sa oled välja andnud üle 30 raamatu ja see lihtsalt ei mahu mulle pähe, see lihtsalt, sellest võime eraldi rääkida. Ja sa oled ka 4 lapse isa, mis on veel omaette ametikoht, eks ju. Kuidas sa seda kõike jõuad, Jaak?
mis on see säde, mis annab sulle seda jõudu? seda on minu käest küsitud. Okei. Ma arvan, see vastus peitub selles, et mul on antud võimalus teha asju, mis on minu hobi, kirg, armastus ja töö kõik korraga. Ja kui tõesti sinu hobi ja töö kattuvad, siis teed seda nagu erilise mõnuga, erilise kirega, erilise hooga ja sa võib-olla jõuadki natuke rohkem kui võib-olla muidu. Ma tõesti armastan neid asju, mida ma teen ja mul on siis mõttes privileeg neid asju teha. Ma arvan, et see on see vastus. Ja see sisemine kirg, eks ju. Ja väga hea, nii et see võiks siis olla paljudel eeskujuks, kes ütlevad, et ei jaksa tööl käia või nii edasi, et jääb jõudu puudu. Jah, et selle kõige juures on minust oluline siiski ennast säästa. Et mulle meeldib magada. Et ma pean ennast saama nagu välja puhata. Siis ma hommikul, ma olen suhteliselt hommiku inimene, ma ärkan vajaga väga vara ja lähen hooga. Et ma võin olla õhtul nagu täiesti sooda ja väga tihti olengi, aga siis ma lähen magama. Et ma pean saama need 7-8 tundi ja siis jõuab veel palju rohkem, kui minna tegema kõik väsintulekus. Ja see on väga tervislik soovitus kindlasti. Et, ja nüüd, kui me lähme täitsa sinu teemasse, mis on üks ajalugu, siis mis sa arvad, mille jaoks on tänapäeval ajaloo tundmine tähtis? Tihtipeale ajalugu, kui see sõna on seostub väga paljudel mingi kooliainega, eks ju, et oli vaja õppida, oli vaja meelde jätta, võib-olla on see osa sellest meelest ära läinud. Et tänapäeval maailm on juba praegu meie ümber ebastabiilne, probleeme on palju, et milleks on vaja nagu ajaloost tuhnida, uurida, teada. Mida sina sellest arvad? Ma arvan, et iga tark inimene õpib ajaloost, sest me kõik tegelikult tuleme minevikust. Ja kui me seda pärandit mineviku ajalugu tunneme kas või natukene, me tegelikult õpime seeläbi iseennast tundma. Ja teiselt poolt, kuna me liigume kogu aeg edasi tuleviku suunas ja kui me ajaloost õpime, me võime võtta kaasa selle hea, mida minevik meile pärandas, aga me saame ka vältida või vähemalt üritada vältida vigu. Ja sellepärast tuleb ajalugu tunda. Ja ega tõesti ajalugu võib olla osade jaoks ka nagu suhteliselt igav, eks ole, palju aastanumbreid, eks ole, fakte, nimesid, päris õudne. Aga milles on minu jaoks ajaloo võlu, on see, et on teadus kõigepealt, mis ei saa ju mitte kunagi otsa. Et iga päev sünnivad uued lood, me kõik üheskoos teeme uut ajalugu, et ka meie tore saade on homme juba Hiilga peatükk Rahva Ülikooli ajaloos, saab uurida, eks ole, mis juttu me rääkisime. See on üks põhjus ja teine isegi võib-olla olulisem, miks ajalugu armastada, et kui sa hakkad mõistma neid seoseid, kuidas üks sündmus viis nagu järgmiseni. Et sa isegi ei pruugi teada päris täpselt igat aastanumbrite nime. Kui sa seda suurt lugu tead, kuidas mingisugune sündmusprotsess tõi kaasa järgmised arengud ajaloos või sündmused, siis oled sa saanud nagu aru sellest ajaloo põlust või ajaloo tuumast. Ja kolmas põhjus, et ma arvan, et me kõik oleme rohkem või vähem või üldse inimkond unistanud saaks nagu ajas rännata. Ja kui sa tead, mis toimus 50 või kas või 5000 aastat tagasi, üldjoontes kas või, sa saad sellise mõtterännakuna nagu reisida toonast inimeste pähe. Ja kui sa sealt minevikust vaatad tulevikku tänase päeva suunas, sa hakkad tegelikult ajalugu palju objektiivsema või õigema pilguga hindama, sest meie siin tulevikus, tänapäeval jumalatena, vaadates ajas tagasi, me teeme tihti niisuguse inimliku vea, andes hinnanguid, me oleme tagantjärgi targad, eks ole. Miks nad rumalad tegid kunagi ammu nii lolli otsuse, vaata, mis kõik juhtus. Nemad vaesekesed seal minevikus proovisid tihti, eks ole, ennustasidki tulevikku, aga nad ju tegelikult ei teadnud, mis juhtub. Nii et ajas on võimalik rännata. Nii vahva kuulata see jutt on, nagu sa oleks sellised ajalooprillid, et sa vaatad ja sa näed kõike, mis on olnud. Ja märtsis tuleb sul Tallinna Rahvaülikoolis vanalinna süvatuur ehk 8 kadunud väravat. Jätkub. Väga hea. Ehk siis miks nad kadusid ja kuhu nad on kadunud. See on hästi põnev ja selle raames siis te käite läbi suure rannavärava, nunnavärava, lühikese jala väravatorni ja ka pika. Ja mina mäletan oma kooliaegadest kiidindustundidest, et osades nendest kindlasti kummitab ja sina nüüd ajaloolasena, et kas sinul on ka kokkupuude millegi üleloomulikuga, kas siis vanalinnas, kuskil kaugemal? Jah, me jõuame sellest täna rääkida, kui me hakkame mööda vanu nagu maju ringi käima. Aga maad on tihti väga põnevad ruumid, kuhu tuleb lihtsalt minna. Alati, kui võimalik, käige pööningul, käige keldris ju kõige, eks ole, vanem osa hoonest.
sest kui me võtame ka Tallinna vanalinna, see linn on tegelikult korduvalt ka põlenud, maju on uuesti üles ehitatud ja just need keldrid on see kõige vanem, sügavalt see keskaeg ulatuv. Võib-olla kummitustega on ka nii, et kes otsib, see leiab või? Jah, ja võib-olla kui me tõesti tahame teda leida, siis võib-olla me hakkame teda mingil hetkel ka ette kujutama, sest vana majaga füüsiliselt nagiseb, seal võib ka mingid vanad, eks ole, torud koliseda, et me võib-olla ka sellele fenomenile me leiame mingisuguse vastuse mõistuslikult, aga see hirmude maailm hakkab neid kummitusi käivitab nagu midagi. Käivitab ja me hakkame teatud asju nägema, mida tegelikult pole nähtavasti olemas. Aga ma tahaks siis uskuda, et nad on olemas. Ja, väga vahva. Jaak, teeme veel saates midagi põnevat ja teissugust. Meil on traditsiooniks Rahvaülikoolis, et kui aasta algab, siis me täname kõiki, kes on meie kursustel käinud ja meile tagasisidet saatnud ja oleme lubanud välja loosida 3 Rahvaülikooli kinkekaarti ja me seda peatselt ka teeme. Sinu abiga, ma loodan, aga enne veel, kui me selle loosiratta käima tõmbame, ma tahaksin jagada nii sinu kui ka vaatajatega eriti vahvaid kommentaare, mida on meile saadetud ja äkki leiame sealt ka mõne tagasiside sinu matkale. Toimus meil kursus prantsuse keele algajatele ja osaleja kommentaar on selline. Olgu tööpäev kui tahes väsitav ja pikk, mine siiski Laura prantsuse keele kursusele ja kogu väsimus on nagu peoga pühitud, silm särab ja hing laulab. See on siuke mingi prantsuse keele siuke võlu ka, et sa tunned, et sa oled teises maailmas. Kursus oli meil igal asjal oma koht ehk kodu korrastamise kursus ja osaleja ütles selle kohta. Mind-blowing, hämmastav. Üllel on oskus käsitleda niivõrd tundlikku ja piinlikku teemat suure soojuse, pehmuse ja leebusega. Natuke pelgasin seda koolitust, aga juba põgusad 2 kohtumist pöörasid mu mõtlemise täiesti ringi. Ma sain aru, et ma pole imelik, kõik on tehtav, tuleb leida endale sobiv stiil ja alustada pisikeste sammudega. Ja üks kommentaar on meil veel kursusele. Jaak Juske on super. Ta valdab teemat, tunneb kõiki Tallinna vanalinna kive ja muudki. Eriti meeldib mulle Jaagu empaatiline suhtumine matkal osalejatesse. Ta jälgib, kas me ikka jõuame talle järgi ja kas oleme kuulde ulatuses. Sinu kursused on alati hästi täitunud ja on populaarsed, nii et kes veel ei ole jõudnud, siis pange ennast süvatuurile kirja. Minust on väga nagu rõõm kuulda, et Rahvaülikoolis on hästi innukad õppijad ja õpetajad. Ja kindlasti ma ei tunne igat vanalinna kivi, sest Tallinna vanalinna võlu ongi see, et siin on iga päev, igal sammul, iga hoone puhul alati midagi uut avastada. Ja me tõesti selle vanalinna siis väravate süvakursuse puhul võtamegi ette need siis linnaruumis kahjuks täna suuresti maha lammutatud väravad. Ja me nagu siseneme vanalinna eri suundadest ja me pöörame nendele vanalinna tänavatele, majadele nagu rohkem tähelepanu, et just nüüd hakkame vanalinna uue nurga alt vaatama, avastama. Me läheme nüüd nende kinkekaartide juurde, sest et meil on üle 300 tagasiside, aga saab olla ainult 3 võitjat. Jaak, ma palun sul olla Fortuna, kes selgitab välja meie kinkekaartide võitjad. Loosimisse läheb siis 2 35 eurost kinkekaarti ja peaauhinnana 50-eurone kinkekaart, millega saavad inimesed tulla uutele kursustele. Üles on hästi lihtne, et ütle mulle siis üks number 1-302 ja me vaatame, kes sellel real parasjagu kirjas on. Kui oled valmis, siis ütle. 101. 101. Nii, 101 on mul kohe vaatame siin. 101 on meil inimene, kes jättis telefoninumbri lõpuga 2111 ja temaga me võtame ühendust. Palju õnne! Mis võiks olla teine õnnenumber? 202. Väga hea. 202 real on meil osaleja, kes jättis e-maili aadressi Reelika. Palju õnne, Reelika. Sinuga võtame ka ühendust. Ja nüüd viimane ja see kõige kopsakam 50-eurone kinkekaart. Mis võiks see õnnenumber olla, Jaak? 300. Nii, lähme 300 juures seisab meil osaleja Liiviga, kes jättis meile oma e-maili aadressi. Ja Liiviga võtame ka ühendust. Palju õnne! Jaak, suur aitäh selle vestluse eest. Oli tore natukene tuttavaks saada.
ja tegelikult, miks me palusime just sind sellesse saatesse Koolimajade kolmapäev on lihtsalt see, et sinu ajaloolised teadmised on kõige paremad meie seast ja me võtame sinuga ette nüüd Rahva Ülikooli avastusretke meie 3 majja. Meil on plaanis sinuga minna Pelgulinna majja, seejärel Südalinna majja ja lõpetada ringiga tagasi siin Vanalinna majas. Ja ma väga-väga tahaks teada, mida sul on nende kohta rääkida ja mind huvitab ka see, et kas me leiame mõnest nendest majadest ka mõne kummituse. Loodame ja nüüd lootust on. Nii mõnigi meie töötaja on natukene kõhedaid lugusid meile rääkinud ja ma tahaks näha, et kas seal on mingit tõepõhja või mitte, nii et lähme vaatame need koos üle. Põnev. Jaak, oleme esimeses peatuspunktis Rahva Ülikooli Pelgulinna majas. Pelgulinn on sulle juba tegelikult tuttav paik ja mida põnevat on sulle siis saatevaatajatele rääkida meie maja ajaloost, meie Pelgulinna majast? Tõesti, ma olen ise siinkandis päris pikalt elanud ja täna töötan Pelgulinna riigigümnaasiumis, mis on Eesti suurim puitkoolimaja. Okay. Aga Pelgulinn tegelikult siin raudteekandis hakkab arenema 155 aasta ees, kui Tallinnast toonasest Reevalist saigi raudteelinn, avati Balti raudtee. Siia kõrvale, kus on praegune Telliskivi linnak, tekkisid raudteetehased, algas tööstuslik pööre ja niimoodi siis see Pelgulinna eeslinn on siin kujunenud. Ja tõepoolest siia Telliskivi tänavaäärde, mis on selle piirkonna üks vanimaid tänavaid, hakati siis esimesel iseseisvuse ajal 1930 aastate alguses adventistide poolt ehitama palvemaja. Et tegelikult see maja on ehitatud kirikuks sisuliselt. Aga siis lähenes saatuslik 1940 aasta, siin muide oli plaanis avada veel ka teoloogiline seminar adventistidel, aga siis tõesti algab okupatsioon ja maja läks siis Punaarmee või Nõukogude armee kätte, kuni saabub aasta seal 1950 keskpaik ja see maja anti toonase Kalinini rajooni kultuurimajaks. Et kogu see Põhja-Tallinn oli toona siis Kalinini rajoon ja tõepoolest aastal 1957 avatakse siis siin kohalik rajooni kultuurimaja. Seal tuli kultuur sisse siis, jah? Absoluutselt. Ja õnneks Eesti riik taastatakse ja algab ju omandireform. Et tegelikult oli siin kogukonnal suur vaidlus siis adventistidega, kes tahtsid oma kunagist kodu saada tagasi, aga rahvas oli harjunud, et see on kultuurimaja ja tegelikult see võitlus lõppes Pelgulinna kogukonna võiduga ja sellest sai kohalik siis Pelgulinna rahvamaja. Kuni, eks ole, nüüd siin juba mõni aasta tagasi kolis siia Tallinna Rahva Ülikool, aga mis on oluline, et kohalik kogukond, kohalik Pelgulinna selts saab siin oma üritusi edasi teha. Siin paljud tegelikult kõnnivad mööda, teadmata, mis siin sees on, eks ole. Tegelikult päris suur saal. Siit Pelgulinna majast me küll ühtegi kummitust ei leidnud, kuid avastusretk jätkub. Väga hea ülevaade. Võtame teekonna edasi meie Südalinna majja ja kuulame seal järgmised ajaloolised jutud. Ja nagu naksti oleme nüüd Südalinna maja ees aadressil Estonia puiestel, kus on alati palju autosid ja inimesi ja äkki on ka palju ajalugu. Mida sa meie vaatajatele nüüd selle maja ajaloost välja tooksid? Sa võid mõnest majast terve elu kõndida mööda ja sa ei märka teatud detaile. See on kant, mis on ajas läbinud päris palju muutusi. See praegune Tammsaare park, Estonia puieste ala, siin laius kuni 19. sajand teise pooleni muldkiinustusvöönd, bastionaalvöönd. Siin oli hoopis teistsugune maastik, kuni siis Tallinn 1857 kustutati Vene impeeriumi kindluslinnade nimekirjast. Ja siis hakati seda muldkiinustusvööndit ka järk-järgult ja osaliselt hoonestama, et siinsed siis vanimad Südalinna hooned ongi 19. sajand lõpust, möödunud sajandi algusest ja see maja, kus täna tegutseb Rahva Ülikool siin kandis, on 1911 siis tsaariaja lõpu selline esinduslik kaasaegne kõrghoones või tõesti toona lausa võib öelda, et pilvelõhku ja mõõtu maja. Et ehitati tegelikult selliseks erakaubamajaks, siin on olnud mitmed ärid, siin on olnud ka autoremondi töökoda, see on niisugune ärihoone. Aga sel kandil on kurb saatus. 1944 märtsi pommitamisööl need majad said siin pihta, põlesid, aga võimsad kivimüürid jäid alles
ja siis Nõukogude aja alguses need majad muudetud kujul ehitati uuesti üles. Aga tõesti, sellest algsest majast on alles kaared maja esifassaadil ja Nõukogude ajal asus siin Eesti merelaevandus, merendusega seotud maja. Okei. Kas see vastab tõele, et see ülesehitamine oli mingite vangide käsitöö või? Siinkandis näitas ka siin kõrval asuvat Estonia teatrit, mis ka ju põles paraku 1944, ehitasid üles ja taastasid Saksa sõjavangid. Et nende tööjõud on siin kasutatud just. Okei. Ja nüüd siia majja me lähme ronime päris kõrgele, sinna 4. sest et ma tahan sinuga veel ühte väga pisut kõhedat lugu jagada. Väga põnev, lähme vaatame. See on see koht, kus mul oleks väga vaja sinu kui professionaali arvamust. Nii. Kas on võimalik, et pole hullu? Tee uuesti või? Jaak, ma tõin sind siia üles sellepärast, et mul oleks vaja sinu kui spetsialisti arvamust, kas kuidagi ajalooliselt on võimalik, et siia Südalinna majja on jäänud mingisugune hing või ma ei tea, kuidas teda nimetada, sest et üks meie selle maja töötaja on rääkinud, et väga-väga vara hommikuti, kui tema tuleb esimesena siia tööle ja kedagi majas ei ole, siis selle klaasseina taga on ta näinud mingit ebamäärast kuju, mis võiks inimesele sarnaneda. Lisaks sellele on kuulnud nagu kobistamist, kolistamist nii seal nurgas kui ka katusel. Ja kummaline on see, et katusel on seda nagu korduvalt ka teised inimesed kuulnud. Ja seda ma isegi võiksin nagu, ma ei tea, mingisugused prügi, linnud, ma ei kujuta ette, kurstapühkija, võiks seal kuidagi nagu seletada. Aga teeme korraks ukse lahti ja vaatame korraks ringi, et mina ise hakkasin mõtlema, et kuna neid, sa mainisid ka juba neid Saksa sõjavange, et siin on veidi tume minevik, kas tõesti me võiksime siit leida esimese Rahvaülikooli kummituse? Äkki ongi, aga ma alati ütlen seda, et kummitused on nagu selgelt usu küsimus. Mõni usub, mõni mitte, aga kõik need lood on nagu päriselt olemas. Kellegi poolt mingil põhjusel räägitud, ka võib-olla kirja pandud ja mis kõige ägedam, tuleb kogu aeg järjest uusi, usu või mitte. Ja samal ajal, isegi kui mitte uskuda, siis vanas majas on, eks ole, ju elanud, töötanud 10, võib-olla 100 inimesed, juhtunud igasuguseid asju. Me teame, eks ole, et ju need majad põlesid 1944. Võib-olla oli siin ohvrid, võib-olla on see midagi muud, eks ole, niukest hämarat või kahtlast juhtunud. Ja võib-olla, kui see vaimude maailm olemas on, nende hinged, vaimud saagi rahu ja hõiluvad siin ringi. Nii et sina pigem pooldad seda, et meie siin koridori lõpus võib keegi ringi liikuda, et see tõenäosus on olemas, eks ju? Me ju tahame nagu tänapäeva mõistuslike inimestena neid lugusid kuidagi nagu seletada, et peab mingi muu põhjus olema. Ja väga tihti ongi mingi muu põhjus, eks ole, vana maja, õhtu, öö, hämarus, õues võib-olla torm, seletamatud helid, veel see hämarus, see paneb meie hirmude maailma tööle, hirmul on tõepoolest suured silmad ja me hakkame teatud asju nagu ette kujutama. Või osad lood vähemalt on ka võib-olla välja mõeldud, natuke on võib-olla hirm kaasa aidanud, eelkõige 19. sajand, kus need vaimulood läksid väga populaarseks. Ja siis on mingi grupp lugusid, mida mina nagu mõistuslikult ei oska seletada. Seal võib-olla on seletus, aga veel kord võib-olla see vaimude, kummituste, kodukäijate maailm on olemas. Oleks igal juhul põnev uskuda seda. Et ma ütlengi alati, et see kummituste teema on igal juhul põnev peatükk meie folklooris, aga võib-olla on ta põnev fenomen. Võib-olla me peaksime siia selle nii-öelda rajakaamera panema siia sellise, mis laivis kogu aeg salvestab ja siis saame saatesse veel mõne põneva kaadri lisada. Jah, et tõesti, kui teie majas kummitab, siis ongi niisugune halvasti nähtav naabrimees või naabrinaine. Temasse tuleb suhtuda igati mõistvalt. Jaak, lähme edasi kohta, kuhu see kummituste leidmise tõenäosus aina kasvab. Lähme Rahvaülikooli Vanalinna majja. See ka kubiseb kummitustest. Suurepärane. Kas siin siis liigub kummitus või mitte, jääb praegu lahtiseks, kuid tõenäosus ühte leida aina kasvab. Ja olemegi koolimajade avastusretke viimases peatuspunktis Tallinna Rahvaülikooli Vanalinna maja ees. Vene tänav 6 on see aadress. Loomulikult vanalinnas, kes ei arvastaks vanalinna selle väärika ajalooga, põnevad lood ja kõik legendid, mis selle juurde käib ja vahest ka võib-olla isegi hirmuäratavad lood. Mida on sul meiega jagada siis Vene tänavast ja meie majast
siin meistrite hoovi kõrval. Hakkame sealt pihta, et tihti küsitakse, eriti viimastel aastatel, mille pärast meil on jätkuvalt Vene tänav või miks üldse Vene tänav on vanalinnas. Ja põhjus tegelikult on seal taamal, kus kõrgub see ilus kupli ja 2 torniga õigeusu Nikolai kirik. See kirik ehitati täpselt 200 eest ja muide meie vanalinna kõige esimene kuppelehitis. Aga seal kandis asus ka varasem Vene kaupmeeste kirik, sest selles kvartalis oli hiliskeskajal Vene kaupmeeste kaubahoov. Sellest tulebki see Vene uulitsa nimetus. Nüüd vanalinn teatavasti on möödunud saadi lõpust üleilmse kaitse all, kui keskajal sündinud ja suuresti säilinud vanalinn. Ja samal, kui me ka siin tänavas ringi vaatame, ega neid kootiviilkatuseid väga nagu näha ei ole. Sest tegelikult küll on väga palju seda keskaegset kehandit säilinud, aga väga palju on ka, eks ole, hävinud, lihtsalt lammutatud, ümber ehitatud, nii et seda kootikat peab kohati nagu otsima. Ja siin tegelikult maja number 6 ja siin ka naabermajad on hea näide sellest, kuidas pärast keskaega, vara uusajal, siin kuskil paarsada aastat tagasi, kui kootika polnud moes, hakati neid viilkatusega keskaegseid linnakodaega maju ümber ehitama. Ja kõigepealt, eks ole, moderniseeriti hoone fassaad uuemas, trendikamas stiilis. Aga selle uue fassaadi taga on ikkagi alles üldjuhul keskaegne maja ja tõepoolest Rahvaülikool on saanud väga pika soliidse ajalooga majja endale imelise kodu. Ja selle maja võlu on see, et me elame ju sellisel ajastul, kus kõik on eraomand, et üldjuhul on väravad ja hoovid lukus, aga siin saab ka hoovi piiluda, on eks ole meistrite hoov. Kui imeline näide, kuidas väga kurvas seisus vanalinna tagahoov on tehtud nüüd uuel ajal väga kenasti korda, et kindlasti üks vanalinna romantilisemaid paiku, kuhu saab ka sisse piiluda. Jaak näeb meie vanalinna maja seestpoolt esimest korda ja see on meie viimane võimalus kummitusi leida. See viimane hea lugu, mida ma tahan sinuga jagada, ongi meie saalis. Vaatame üle. Ja nüüd me olemegi jõudnud siia meie vanalinnamaja pärli ehk siis meie suurde saali ja siit tuleb üks pisut kõhedust tekitav lugu, sellepärast et üks meie Rahvaülikooli õhtuseid assistente jagas meiega, et tema oli siin õhtul üksinda ja ma jagan seda lugu nüüd sinu ja vaatajatega, aga selleks me oleme palunud sellel assistendil endal Martenil see lugu meile üle rääkida ja sõna saabki Marten. See oli nüüd ikkagi mõnda aega tagasi. Pime sügisõhtu, kõik olid juba ära läinud. Ma istusin enda kabinetis ja te teate sihukest tunnet, nagu keegi jälgiks kusagilt nurga tagant. Või taju on eriti terav. Okei, see on mingid krõbinad, nagu nii kuuled, eks ju, tänaval keegi veel all öisel kellaajal ka kõnnib. Aga siis korraga midagi, mida sa ei kuule tänavalt, midagi, mis kusagilt mujalt ei tule, on klaverimäng. Ma olen ka tegelikult ühe ringkäigu juba teinud maja peal ja ma tean, et majas ei ole mitte kedagi, kõik on läinud, tuled on kustus. See oli teine korrus, ma olin ise 3. ja eks ma siis vaikselt läksin trepist alla, läksin selle heli suunas. Liikusin sinna teise korruse suure saali uksele, uks oli lahti, nii et ma kiikasin sisse. Ma nägin tumedat kogu klaveri taga. Ja ma ei olnud kaua seal ukse peal. Ja see oligi tõesti mingisugune pikem kuju, tume. See ei tundunud nagu hetk, mida segada. Ja ma jätsin selle olukorra sinna, ma läksin oma tööle tagasi ja lahkusin sellest õhtust sellise mälestusega. Varem selles majas tuletõrje evakuatsiooni valgustust ei olnud, mis tähendab siis seda, et kui sa enne keskööd oma trenni lõpetasid, maja kinni panid, siis sa pidid tagaruumidest pilkasest pimeduses läbi kogu maja minema. No selge see, et eks see kõhe oli ja siis ma lugesin artiklist, et Vene tänav 6 maja, meie maja, vanalinna 3 kõige kummitavama maja seas. No tunne läks veel kõhedamaks, on ju.
põnevamaks läks ka muidugi, aga noh, samas said sa ju aru, et see on sinu ettekujutluses kinni, emotsionaalsuse, tunnetuslikus olekus kinni. No aga vaatamata sellele paar korda oli küll, et kui majast välja läksid ja uks enda järel kinni said, siis oli selline selline pääsemise tunne küll, jah. Aga jah, seal klaveri taga, seal olin tegelikult mina, et võite Martinile öelda, et mina seal mängisin ja harjutasin. Vot sellise lõpu sai meie saade Kolmes majas. Suur aitäh, et sa mulle ja meie vaatajatele neid ajalugusid tutvustasid. Ma soovin sulle hästi palju edu kõikides sinu paljudes ettevõtmistes ja aitäh, et sa ka meie ajaloomatkasid edasi teed. Aitäh uute kohtumisteni ja kummitamisteni. Kummitamisteni. Mina olen Jaaku juba tänases saates korduvalt küsitlenud, aga peatselt kaameraväliselt annan ma küsija rolli Jaagule, sest temal on siis võimalus salvestada küsimus meie saate järgmisele külalisele ja tema kuuleb seda siis, kui ta on stuudiosse kohale jõudnud. Kes see järgmine külaline on ja mida Jaak temalt küsib, kuulete teie head vaatajad juba järgmises saates Koolitaja kolmapäev. Aitäh vaatamast ja kohtumiseni veebruaris. Jaak, sina teed nalja või? Kas siin on keegi?